Senine sihtasutus Eesti Geenivaramu jätkab tööd Tartu Ülikooli allasutusena. Täna kirjutati ülikooli rektori kabinetis alla varade üleandmise leping. Edaspidi finantseeritakse Geenivaramu tööd riigieelarvest, toetavad ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Sotsiaalministeerium. 30. märtsil asutas Tartu Ülikooli nõukogu asutuse Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu ning kinnitas selle põhikirja. Täna kirjutasid varade üleandmise lepingule alla Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar ning uuenenud Geenivaramu direktori kohusetäitja professor Andres Metspalu ja asedirektor Koit Kikas. Professor Metspalu kinnitusel on töö täies mahus taastunud. Aastaks 2010 loodetakse jõuda 100 000 geenidoonori andmebaasini. Eesmärgid on endised, nüüd ainult tuleb peale andmekogumisega mõelda teaduslikule uurimistööle rohkem ja see on nüüd järgmine suur ülesanne, et tõesti seda andmekoguga maksimaalselt kasutada, alustades juba paralleelselt selle kogumise ajal teadusstruktuuride haaramisega siia juurde, kes tõesti võtaksid ja uuriksid seda andmekogu. Tõnu Lehtsaare hinnangul tõstab ühinemine Tartu Ülikooli mainet teadusülikoolina. Tartu Ülikooli jaoks on see rõõmus päev ja Geenivaramu liitumisega oleme me saanud endale juurde ühe tugeva teadusüksuse ja samuti üksuse, mis on Eesti rahvale ja tema tervisele oluline. Metspalu kinnitusel tegeldakse teadusuuringutega juba praegu, paralleelselt andmete kogumisega. Viljatusega tegeleb üks projekt varmkageneetika teatud ravimite individuaalse toime uurimine. Aga tähtsamad tööd on olnud praegu populatsioon geneetilised, mis näitavad, et kuidas Eesti suhtub ülejäänud Euroopasse ja et kas siin tehtud avastused ka kehtivad mujal Euroopas ja esialgsed vastused on, et kehtivad küll. Eilsest laienes proovide kogumine 10 maakonnale, maikuus peaks sellega liituma ka Tallinn.